Nii, armu ja rahu. Tänase teema algus oli järgmises kirjakohas, Galaatlaste kiri 1:15-16, loen need ette ka. Kui aga Jumalale, kes minu on ema ihust alates välja valinud ja oma armu läbi kutsunud, oli meelepärane ilmutada mulle oma poega, et ma kuulutaksin evangeeliumi temast paganate seas, siis ma ei hakanud arutlema liha ega verega. Ja räägingi, et kas me käime püha vaimuga ühte sammu. Paulus kirjutas, et Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. Kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus. Ärgem olgem auahned, üksteise ärritajad, üksteise kadestajad. Galaatia 5:24-26. Elu vaimus ei ole kunagi võimalik enne, kui me oleme valmis oma ihu risti lööma. Liha on vaimu vastane. Seega me ei tee Jumalale meelepäraseid asju, kui liha jääb alles. See on ka kirjas Galaatlaste 5:17. Liha ja vaimu vahel on alati sisemine kodusõda, kuni konflikti lõpetamiseks midagi ette võetakse. On neid, kes õpetavad, et see sisemine võitlus on eluaegne võitlus, et me peame selle sihikindlusega kogu elu elama. Aga piibel räägib muud. Nii piibel kui ka meie pastor Margus väidavad, et meile öeldakse, et me peame liha risti lööma, mitte sellele vastu võitlema. Seda ütleb ka Rooma 6:6-7. Teades, et meie vana loomus on koos temaga löödud risti, et see patune ihu kaotataks, nii et me kunagi enam ei orjaks pattu, sest kes on surnud, see on patust vabaks mõistetud. Kui meie liha hukatakse, vabastab see meid lihaga kaasnevatest kirgedest ja soovidest. Sõna kirg ehk kreeka keeles patema tähistab patule kalduvust. Selles kontekstis tähendab see sõna seda, mis meid tabab või mis meid mõjutab. Me ei suuda kunagi vaimus käia enne, kui patu mõju, kalduvus ehk kallutatus või tõmme on risti löödud. Lisaks liha risti löömisele koos selle kirgedega ütles Paulus, et me peame surmama liha himud ja soovid ehk epitumia. Need viitavad kurja tegemisele, igatsustele, ihadele, ahnusele ja himudele. Sarnaselt kirgedega ei saa me kunagi vabalt vaimus käia, kui neid soove risti ei lööda. Paulus kirjutas, nõnda arvestage ka teie endid olevat surnud patule, aga elavat Jumalale Kristuses Jeesuses. Roomlaste 6. Tänage Jumalat, et meie ihu saab risti lüüa. Ülistage teda, et on võimalik surra patule ja elada vabalt Kristuses. Kas olete palunud Jumalal oma ihu risti lüüa? Te ei pea võitlema ihulike kirgede ja ihade vastu, te ei pea võitlema patu kalduvuste ja igatsuste vastu. Te võite olla vaba vaimu ja lihaliku loomuse kahepalgelisusest ehk kahe vastandliku jõu võitlustest. See on kirjas Jakobuse 4:8. Kuid meie kogemus Jumalaga ei piirdu ainult lihaliku loomuse täitmisega. Lihaliku loomuse risti löömine valmistab meid ette vaimus käimiseks. Paulus kirjutab, kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus. Sõna käigem ehk stoicheo tähendab kellegagi sammu pidama, kellegagi kooskõlas käima. Me peaksime käima samm-sammult vaimus. Mõelge sellele, me elame ja liigume temas. See on Apostlite teod 17. Kui iga Jeesuse tegevust juhtis isa, siis peaksime eeldama, et käime kõik samal viisil. Kõik, mida me teeme, peaks olema tehtud vaimus. Ja nüüd toon teile ühe pika nimekirja piiblist asjadest, mida me kõike peaksime tegema vaimus. Me peame õppima vaimus.
Johannese 16. Me peame tunnistama vaimus, Apostlite teod 1. Me peame rääkima vaimus, Apostlite teod 2.4. Me peame järgima vaimus, Apostlite teod 16.6. Me peame prohvetlikult kuulutama vaimus, see on Luuka 1. Me peame teenima vaimus, 2 Korintlaste 3. Me peame külvama vaimus, Galaatlaste 6.8. Me peame palvetama vaimus, Efeslaste 6.18. Piibel ütleb, et meid ristitakse vaimus, Luuka 3.16. Meid lohutatakse vaimu läbi, Johannese 14. Meid täidetakse vaimuga, Apostlite teod 4.31 ja meid puhastatakse vaimu poolt, Apostlite teod 15.9. Püha vaim annab jõudu, Luuka 24. Ta õpetab, Johannese 14.26, veenab, Johannese 16.8, juhatab, Johannese 16.13 ja ilmutab, 1 Korintlaste 2.10. Kui me oleme täidetud püha vaimuga, siis me kasvatame 9 vilja, mis on kirjas Galaatlaste 5.22 ja me täidame 9 vaimuavaldust ehk andi, mida meile antakse vaimus käimise avaldamise ajal, 1 Korintlaste 12.7. See tähendab seda, et need vaimuannid, mis meile antakse, avalduvad meile pühas vaimus. Ja öeldakse, et vaimuandi ei võeta ära, aga kui sa ei saa teenida selles vaimuannis, siis peab endale peeglisse vaatama, kas me oleme ise vaimus, et see püha vaimuand saaks meis töötada. Vaim on midagi, mida me saame rohkem paluda, ütleb Luuka 11.13, mida me saame piiramatult omada, ütleb Johannese 3.34 ja millega me saame alati ja ikka ja jälle pidevalt täidetud olla, Efeslaste 5.18. Ja kusjuures täidetud on oleviku vormis verb, see tähendab, et me peame olema kogu aeg täidetud ja saame olla kogu aeg täidetud. Lõpuks meid on kõiki joodetud ühest vaimust, 1 Korintlaste 12.13. Seega peaks püha vaim olema ainus asi, millega me oma janu kustutame. Elu vaimus on päev-päevalt teekond ja sellel, mida Jumal soovib igaühe meist kaudu teha, pole piire. Kuid on oluline temaga sammu pidada iga päev ja igal hetkel. On kindel, et on 3 probleemi, mida tuleks vältida. Esiteks, vaimu ees käimine impulsiivsuse, kannatamatuse ja suutmatuse tõttu oodata vaimu ajastust. Me mõnikord usume, et meie ideed paranevad Jumala meetodiga, seega astume me tema juhtimistest mööda. Teiseks, vaimu tagakäimine hirmu, uskmatuse või apaatia tõttu. Tihti on siin probleemiks see, et püüame vaimuga arutleda selle asemel, et talle kohe kuuletuda. Seetõttu oleme tavaliselt temast sammu maas. Ja kolmandaks, vaimust eemaldumine hooletuse, pettumuse või patu tõttu. Heebrealaste kirja autor hoiatas meid, et me peaksime olema tähelepanelikud, et meid riiviks eemale. On oluline neid probleeme vältida ja jääda osadusse püha vaimuga, nagu Jumal meid on loonud. Pole suuremat rõõmu ega suuremaid võimalusi kui see, kui me käime samm-sammult temas. Seega laske pühal vaimul teid täita, puhastada, neelata, küllastuda, uputada ja juhtida. See on kirjeldamatu rõõmu ja auilguse elu. Kui me tahame elada vaimu järgi, peame lõpetama käitumise nii, nagu me kontrolliksime ise oma elu. Me peame laskma Jumala vaimul end juhtida. Me peame kuuletuma ainult vaimu juhistele. Me peame püha vaimuga sammu pidama. Ainult püha vaim saab aidata meil saada ja olla see, mida Issand meilt tahab. Me peame kuulama, mida vaim meile ütleb, pöördudes vaimuraamatu ehk piibli poole. Me peame iga päev palvetama, et vaim meid täidaks. Ja Jeesus ise kinnitab meile, et Jumal, kes meid väga armastab, annab püha vaimu neile, kes teda paluvad, Luuka 11.13. Ja see on tee vaimu ühtsuse poole. Ühtsus on võimas,
aga see on alles algus. Jumal ei kutsu meid mitte ainult kokku tulema, vaid ta kutsub meid üheks saama. Tõeline ühtsus läheb kaugemale kokkuleppest. See nõuab sügavat suhet, jagatud elu ning südame ja eesmärgi kooskõlastatust. Jeesus tegi Johannese 17. peatükis selgeks, et selline ühtsus on otseselt seotud nii meie küpsuse kui ka tunnistusega. Jumala au avaldub ühtse rahva kaudu ja just selle au kaudu hakkab maailm uskuma. Mis ulatuses me selles ühtsuses käime, seda enam on tema kohalolu meie kaudu nähtav. Ja see ei ole valikuline. See on koguduse missiooni jaoks hädavajalik. Amen.